Täna algas Pärnu maakohtu kohtumajas eelistung 29-aastase Meelis Annusveri üle. Nimekiri, miks mees kohtupingis istub, on pikk. Prokuratuur on Meelis Annusverile esitanud süüdistuse selles, et tema 15. veebruaril sellel aastal pani toime mõrva. See on tapmise piinaval ja julmal viisil ja ka omakasu motiivil. Ning lisaks süüdistatakse Meelis Annusveri kehalises väärkohtlemises ehk löömises ja võltsitud maksevahendi kasutamises. Veebruari keskpaigas leiti Pärnumaal Tori vallas eramajast 46-aastase mehe surnukeha. Samal päeval vahistati 2 meest, kellest üks oli Meelis Annusver. Tapetud mees on Annusveri onu. Kui Meelis Annusver on nüüd kohtu all, siis teine mees pääses süüdistuseta. Kuna uurimisega ei leidnud kinnitust tema osalus tapmises või mõrvas, siis tema osas lõpetati antud kriminaalasjas menetlus. Eelnevalt kehtivaid kriminaalkaristusi Meelis Annusveril ei olnud. Küll aga on teada, et mehe suhted alkoholi ja narkootikumidega olid pigem head. Kriminaalmenetluses on tuvastatud, et mõrv pandi toime narkootiliste ainete mõjul. Meelis Annusver on katsetanud karjääri teha ka poliitikamaastikul. Ta on olnud nii Reformierakonna kui ka EKRE liige. Reformierakonna ridades kandideeris mees ka kohalike omavalitsuste valimistel Tori vallas edutult. Meelis Annusver viibib praegu Tallinna vanglas. Enne istungi algust saadeti ülejäänud inimesed saalist välja, et süüdistatu saaks advokaadiga omavahel vestelda. Vandeadvokaat Rünno Roosma sõnul sai Meelis Annusveriga vesteldud sellest, et mees ei tunne end vanglas turvaliselt, sest teda olevat rünnatud. Ei oska seda hetkel kuidagi kommenteerida, sest see info tuli ka mulle tänasel istungil üllatusena. Praeguse plaani järgi peaks kohtupidamine Annusveri üle algama 1. septembril.